On aprilli keskpaik ja nagu kõik on kindlasti tähele pannud, see kevad on äärmiselt kiire ja varakult alanud. Ja aprilli keskpaiga kohta on tõesti tänagi siin Kuusemetsas, Kuusikus, kus ma olen, päris palju hääli ja põnevaid kohtumisi. Ma alles jõudsin siia, aga loodan kindlasti veel, et näen üht-teist põnevat. Ja siin Võserikus maha kukkunud puutüvede ja okste rägastikus turnis enne üks väike käblik. Käblik on meie metsade üks kõige kõvema lauluhäälega linde ja eriti arvestades tema üsna väikest kehasuurust, nii et kehasuuruse ja helivaljuse poolest on ta kindlasti üks meie kõige vingemaid laululinde. Lisaks käblikule on siinsamas laulmas ka punarind ja tema vaheldumisi vahepeal on üleval latvades laulmas ja siis tuleb allapoole ja käib isegi siin madalamate okste peal või murdunud tüvede peal ja laulab oma õrna siljerdavat laulu. Kui me käime looduses ja tahame seal loomi näha, siis see ülesanne on tegelikult päris raske. Sest loomadel on enamasti inimesest palju parem kuulmine, haistmine ja mõnikord ka nägemine, kuigi kuulmine ja haistmine on need põhilised meeled, millega loomad avastavad enda jaoks olulisi signaale. Ja selleks, et loomi häirimata neid avastada, on mõeldud välja erinevaid tehnilisi nippe ja nõkse. Üks võimalus muidugi on ise olla väga osav ja näiteks teades, kus loomad võivad asuda, hiilida neile lähemale vastutuult, mitte pärituult, kandes riideid, mis ei krõbise ega krabise. Näiteks minu jope ei ole ilmselt kõige parem, ei ole mitte kõige parem, sest et see natukene krabiseb. Ja muidugi igasugused lõhnad, mis me ise endale peale kanname, sääsetõrjevahendid või mingid parfüümid, samuti levivad päris hästi ja teevad loomi ettevaatlikuks. Aga mida mina täna siin metsaserval tegin, et loomi näha, mitte küll oma silmaga, on see, et ma panin üles rajakaamera. Ja rajakaamerad on muidu nagu tavalised digitaalsed foto- või videokaamerad, aga nendel on sisse ehitatud liikumisandur, mis siis looma möödudes käivitab selle kaamera. Ja mina panin ta videorežiimi, nii et kui siit juhtumisi mõni loom mööda satub, siis hakkab see kaamera filmima. Ja tal on ka siis öösel valgustav, kuid tal on ka öösel öine valgustus peal, mis küll looma ei sega ja on nähtav ainult kaamerale endale, aga pärast me saame tänu sellele vaadata, et ka pimeduses, mis siin toimus ja kes siin liikus. Ja ma panin selle kaamera ühe urusüsteemi juurde. Kuigi ma väga täpselt ei tea, et kas siin nüüd reaalselt keegi sees elab, sest et jäljed on üsna hõredad ja ei ole siin väga aktiivset liikumist hiljuti näha olnud jälgede järgi. Aga eks me näe. See saab olla kas rebane või mäger. Need jäljed, mis siin olid, viitasid justkui rebasele, nii et loodame, et mõni rebane ka kaamera ette satub.
Kui ka urus need loomad ei ela, siis tegelikult need urgude juurest viib mööda loomade rada, nii et loomad üldiselt eelistavad maastikul liikudes radu, mis neil on juba kasutusel, et oleks ka lihtsam liikuda ja jõuaks kiiremini sinna, kus nad tahavad jõuda. Nii et selle raja peal võib ka mõni muu loom liikuda.